päris huvitav on seda tähistada niimoodi vanade autode seltsis, kas pole? Tegelikult küll jah, et muidu me istume kodus ja vanaema teeb oma lastele, ma ei tea, õunakooki, eks ole, ja pakutakse kohvi ja lapsed toovad lilli aga see, et sa tuled kodunt välja hoopis tükis, Laitse ei ole ka muidugi mägede taga, et saab kahel poolt, Haapsalu omad saavad siia tulla, Saue omad, Tallinna omad, et see on nagu esmakordne, et hoopiski nende vanade autodega, mis on nagu nende vanavanemate võib-olla nooruseautod olnud või nende vanemate nooruseautod olnud, et selles mõttes see on tegelikult üsna põnevalt välja mõeldud. Kohal oli enam kui poolsada autot, mis valmistatud 1975. aastal või varem veel. Mina sain selle auto kinkiks oma abikaasalt. Mina näin mehaanik, tema on ametlik omanik. Kus selline idee tuli süüke kink teha? See oli Vene ajal, mina ei tohtinud 2 autot omada, siis ma pidin 1 auto abikaasa nimele kirjutama ja nii ta jäi. Kas kink oli meeltmööda? No tollel ajal ei osanud ma sellest midagi arvata, sellepärast, et ta ehitas garaažile alla nagu sellise keldriboksi ja lifti ja lasi selle auto aastateks alla keldrisse. Ja nii kuskil 14-15 aastat tagasi tõi ta selle auto siis tagasi ja ütles, et nüüd hakkan ma ehitama seda autot ja selle auto ehitamine kestis umbes 10 aastat. Palju masin välja võtab? Ei ole proovinud. No 0-100 kalendriga, no ilmselt saab ikka minutitega hakkama, aga ta on ikkagi suht sõidetav masin, kuna tal on rida 8 mootor vahel. No võt sellise pauguga tuleb uks kinni tõmmata ühel tõelisel ameeriklasel ja mina ühes täpselt sellises asungi, täpsemalt Buick Centurionis. See on 1973. aasta mudel ehk siis 23 aastat vanem kui mina. 0-100 10,7 sekundit, 7,5 liitrit mootor. Neid tehnilisi andmeid võiks jääda üles loetlema, aga tegelikult see välimus, ütleks ise, on täiesti omaette spektaatel ja minu arust vähemalt iga noore mehe unistuse täitumine. Aga Viljar, kuidas sinuga, kus sina selle auto said, kas oli ka väike unistuse täitumine? No unistuse täitumine oli ta kindlasti. Nimelt, et aastal 73 ostis mu isa esimese auto ja see oli Žiguli 01. Ja julgen väita, et tollel ajal see oli, autode auto. Aga nüüd sõites sellega, mis on lastud välja samal aastal, siis ma julgen väita, et kindlasti.